igat mu liigutust jälgitakse. Ma tantsi nüüd, laula. Vist kandideerida? Pidid minema, jah. 5 parteid vähemalt oli mulle kirjutanud. Ma ikka ka kunagi crashisin Geterianit. See on endal kindlad ained. Klaasik on igal festivali kohal, olen nüüd. Islandil ma ei ole kunagi käinud. See on full on ainete pidu, nii palju kui ma kuulnud olen. Perse küll, ma ei viitsi mitte kuskil enam niimoodi olla, vaata. Minu elukaaslane küsis ja ma pidin ikkagi mõtlema. Et see ei tulnud nagu kohe. Mida sa just ütlesid mulle? Pärast Coachellat. Pole enam coini. Kumb siis keerulisem on? Juuksuri business või YouTube'i business? Tere tulemast tagasi Teema kanalile vaatama part 2 meie saatest koos Evaga. Ja eelmises episoodis rääkisime hästi palju jalgpallist ja nagu te teate, siis tegelikult meil on praegu suvehooaeg ja see tähendab seda, et meil on ka tegelikult 3. host jätkuvalt ja järgmiseks 3 episoodiks veel siin, kelleks on võrratus särav Sydney. Oi, aitäh, ega part 1 olin kohal, part 2 pidi ka ikkagi kohale tulema, aga 2 osa sellepärast, et see Vaakinil juttu jätkub ja kui jutt on hea ja juttu on palju, siis peabki tegema mitu episoodi, sest mida rohkem, seda uhkem. Nii on. Ja Teema alustab. Nagu naistel on see, et 25 ja viimane taks enam-vähem on. Võtke nüüd seda, kuidas te võtate, aga mehe puhul elu alles algab ju 30-selt, on ju. Teil lihtsalt läheb kauem aega, et see frontal lobe developiks. See on sellepärast ka, et mida vanem, seda normaalsem tavaliselt. Lihtsalt need AI laulud oli nii halvasti tehtud, vaata. Selles, kui sa sunad kasutada, sa nagu natukene saad aru, vaata. Ja see juba näitab, et jaksa väga palju kasutada. Ei, ma arvan, et tänaval on veits loll see, kes kasutab nagu ongi. Mingites foorumites käis mingi jutt, kus oligi keegi, kes žüriis oli liikis nagu enne, kui üldse midagi otsustatud oli. Ja siis ma mäletan, et ma oma satsiga arvutasin, et see on raudselt sadu, et sadu tuleb, sadu läheb ja sadu võidab. Igatahes Eesti Laulule ma lähen ja Eesti Laulu ma kindlasti kinni panen ja siis lähen Eurovisioonile. That's the game plan. See on väga hea, ma arvan, võrdlused. Küsimus, kui sa lähed kuskile saatesse, kas ma vaataks oma lapsega seda? Villa teine siis hooaeg tuleb ka. See sai ju välja lubatud päris kindlalt. Kas tuleb siis või? Millal tuleb? Oli või? Mina mäletan ka sihukest asja küll, jah. Ei, kas tuleb siis? Ei, no ma ei tea, see ei ole maha maetud ja alati ju tahaks teha, sest ma arvan, tegelikult ideaalis oleks nagu, ma isegi ütleks, et see aasta, isegi eelmine aasta oleks võinud teha, siis see oleks täpselt see, et see on see väike paus vahel, ilmselt kas tuleb, vaata, ja siiamaani küsitakse, et kas tuleb või kunas tuleb, et selles ei ole maha maetud, lihtsalt see on nagu, suur commitment. Kui need lihtsalt tavastuudiosaated on juba kallid, see on täiesti sõga, et mis meil oli seal 700 või 800 või mingi siuke oli või? 800 000 mõtled, budget või? Midagi sellist. Aga Villa... Mis tegelikult oli sõga selles mõttes, et seal oli 12 epsi, mis me müüsime, see 399 oli vist või episood. Ja pay-per-view'ga minu arust, kui ma ei eksi, oli äkki 500 000. Mis on tegelikult sõga Eestis, 500 000 pay-per-view'ga teha, väga crazy, et see ongi, et siis hakkad arutama, et okei, see oli miinusprojekt, Ma just tahtsin jõuda sinna ise. Mul on minu arust Jaagupi miinusprojekti neid nokatseid mingisugune, ma arvan 10 tükki kuskil. 10 tükki, mul ei ole endalgi. Iga üritus, mis on, see tõeb, kuule näe, ma tõin sulle. Ma mõtlen, okei, davai, lisame veel 9. See oli kõige parem, kui sünnipäeva kink, aga nüüd mul on türa kõik otsas, ma peadki tagasi mulle need. See on reliiki või need. Aga ühesõnaga, et see nagu siuke oli nagu miinusprojekt, eks nüüd on see, et kui sa tahad seda nagu ärilises mõttes teha, siis peab arutama, kust võib-olla maha tõmmata, kust mingeid asju jälle kattida, mida saaks ise teha, et siis tegelikult nagu potentsiaali on räigelt, et enda välja mõeldud saade ja sellest nagu actually äri teha. Eestis nende nagu saadete äriga ongi see, et ega seal mingit ega seal nagu liiga suurt mingit business opportunity't, no ei ole, kui siis ala ongi pay-per-view, eks ole, nagu sa ütlesid, et siis kui niipidi nagu monetiseerida, siis nagu on võimalusi, aga ega teles vaat, ega seal on ka nii väiksed ikkagi need budgetid, selles mõttes ma ei ütleks, et seal need, kes meil ikkagi produtseerivad, on ju,
ma ütleks, et nad halvasti kõik elavad. Ei, kõik ei ole. Nad ei ole üldse halvasti. No, oleneb kõesti selle eelarve kokku paned, kui palju seda õhku vaata. Selles mõttes ikkagi, noh. Ei, saab muidugi hästi eralda. Et samamoodi ka need inimesed, kes seal tiimis on, need saavad ka, et teevad asja, mis neile meeldib ja saavad sellest raha. No aga see on ka täiskohaga töö, nad teevadki seda kogu aeg. Aga et kui sa lihtsalt lähed sinna sisse ja oledki mingi, no kas või nagu enda näitel, et lihtsalt nagu juhid mingit saadet, ega see ei ole mingid ropud rahad, mis seal liiguvad, et saan rikkaks nüüd sellega, et see Eestis neid tööta. Kuule, aga enne mainisid neid kohtukeisse ka ja sul on neid beefe ju päris mitmeid nagu olnud ka. Et kas sa nagu ajad neid kuidagi taga ise ka? Sest businessile beefid on ju prolli head. Kõik reklaam on hea reklaam. Ma nagu 75% olen nõus sellega sinu fraasiga. Et lõpuks mingist hetkest on nagu see, et kuule, okay, we're done nagu see on too much, et ma ei pea siin nagu nimesid nimetama, ma arvan, see on selge, kellest ma räägin, aga... Ei, meil kindlasti vaatajad mõtlevad, et kellest sa räägid, nii et kindlasti nimeta nimesid. Siis ma teen sulle engagement'i, kirjutage kommentaaridesse, kellest arvate, kellest ma räägin. Aga ühesõnaga, et mingist piirist see lihtsalt jookseb, see on mingi, et kaua võib, mida sa teed, vaata. We're tired, me ei viitsi vaadata seda oma, aga ma ei aja, ma räägin, ma lihtsalt teen oma asja ja lihtsalt ongi need, kel jäi midagi kripeldama, jäi midagi häirima, ilmselt ikka kriibib see, kuidas nad seal mingisuguses, ma ei tea, saates, mida me reaktisime, käitusid, siis alati need midagi kobisevad. Need, kes võib-olla lihtsalt olid toredad, ägedad, tegid mingit, võib-olla korraks, aga mingi naljakalt mingit asja, need mitte kunagi, mitte midagi vaata ei ütle. Et selles mõttes nagu, jah, aga ongi, ma ei otsi beefi ja... Ei otsi beefi või? Ei sutsa meelega kellelegi kunagi või? Õige aast, tegelikult ajad ikka täiega beefi ikka ajad taga ja. No mida ma ajan, kellega? No beefi, noh. No kellega? Nagu point on kellega sul on olnud, kellega sul on olnud, PSA ja mis see Mariga? No prolli ajast. Nagu kuidas ma ajasin? Ja kui sa saad ju contenti teha inimestest, sa pead ütlema midagi provokatiivset, sest muidu siis on igav. Aga see ongi see, et ja siis ongi see, kas sellest võetakse kinni või mitte. Ma olen seal saates lihtsalt nagu ütlen, mis ma nägin jälle. Ehk siis ma tegelikult ju mitte midagi nagu uut ei lisa, vaid lihtsalt oma mingit vaatevinklit. Et mulle nagu, ma ei otsi beefi, aga kui keegi mulle beefi on alustanud, siis mulle meeldib nagu huiar olla, mulle meeldib nagu veits nagu kinni haarata. Ja veits rage baitida ja mulle nagu see pool nagu meeldib, aga võib-olla ongi jälle nagu see, et ma nüüd see nagu ma ei viitsi vaata või nagu ma olen igast asju pakutud mingi fighti sellega ja tee tollega mingit asja ja siis ma jälle 30, ma olen mingi perse küll, ma ei viitsi tegeleda, vaata, mul on konstantselt salongiga kinni ja mingid mõtted, mingi ideed tahaks seda toda teha, et kind of ei ole vaja ka enam nagu mingisugust beefi, et ennast veel nagu hoida pildis, pigem ma säran sellega, mis ma teen, aga lihtsalt need asjad, mis on juhtunud, need on üldiselt ikkagi teise poole tekitatud, ja sealt on nagu see asi käima läinud. Aga eks see on mingi tänapäeva nagu trend ka ühe rohkem, et vaata, kaevatagi kohtusse, ükskõik mille pärast, eks ole, või ma ei tea, tunnetate seda samamoodi, et see on kuidagi tõusutrendis, et järjest rohkem nagu kaevatakse kohtusse ka mingid random nagu väljaütlemiste pärast. Kogu aeg mingid hagid lendavad paramale. Ja. No mul on ka olnud üks kriminaalsüüdistus ja süüdistus oli süke, et tungis korterisse sisse võtmega ukse avamise teel nagu. Täiesti arulagi. Ja hagi kaelas kohe. Oli nii siis? No see oli krimm sellepärast, et see oli nagu mitmekordne, aga tegelikult see oli nagu ühe korra. Ega in good will, et tahtsid nagu üllatuse teha, vaata. Aga siis see ma mäletan seda story't, see mingi crazy story, tahad lühidalt kokku võtta? Ühesõnaga, see oli... Toimik lahti, ja ühesõnaga, tšikk siis oli Tallinnas, ma olin ise Tartus, siis Airbnb oli siis see tšikk kodu, võtmed olid minu käes, tahtsin sünnipäeva ülatuse teha, sekse väikse. Aga siis seal, jäin ise sinna natukene pikemaks setup'i, panin ka mussi ja äkki mingi paar õlle ja vaatasime ka äkki mingit spordiasja seal ja siis ühesõnaga, pahandus oli siis, kui ühesõnaga ma ei tea, kas ka mingid õhukesed seinad selle Airbnb või whatever, ühesõnaga naabrid olid siis sellele hostile märku andnud, et veits liiga vali, vaata. Aga seal oligi see host, Airbnb omanik siis, oligi olnud siis erapolitseinik või midagi sellist.
ja siis sealt kaudu kohe siis sellele, no päris siis rentnikule on ju, öelnud, et kuule, võtke veits vaiksemalt, aga siis no kohe see tšikk oli, kuule, ma ei olnud isegi kodus, vaata. Ja siis sealt põhimõtteliselt hakkas nagu rullima. Aga ei, oportuniteet ja ei olnud seal mingit võimalust neil. Praegu vist maha rahunenud see asi, minul näiteks minu case, ma ei tea, Eestiks mul on suht suva siiamaani, ma ei tea mitte midagi sellest ja ega ma ei ole uurinud ka ja ma nagu senikaua, kuni advokaat pole kirjutanud midagi, senikaua on vaikus, on ju. See on juba 2 aastat. Kas kuhugi on need nagu case'id nagu jõudnud ka või? Minul mitte. Nulli, kõik kaavad ära lista? Ei, no see vist... Või nagu mingi settlementi, mitte midagi? Ma ütleks sulle, ma ei tea. Ei, nagu selles, ma reaalselt tea, ma arvan, et see on kuskil õhus veel. Jah, tavai. Et kui mul vist ei ole nagu siiamaani ei ole öeldud, et see nagu kuskil läbi on või ma ei tea, kuidas see käib, mind ausalt öeldes nagu päriselt ei huvita, vaata, sest nagu see on nii absurdne asi, vaata, aga see ongi, ma arvan, miks need asjad nii kaua võtavad, ongi see, et see on nagu nii tähtsusest asi, et keegi kuskil jälle solvus, et ongi targemaid asju, millega tegeleda, et... Ja. Võiks olla nagu vähemalt. Kuule, ja juuksuri businessi panid siin ju püsti. Millest selline otsus siis? Aitäh, et käinud olete kõik. Sa oled? Ma käisin eile Tartus, kus juures üldse teise venna juures. Ma ei ole kordagi käinud. Meil ei ole käinud? Ei. Aitäh sulle. Ma ei ole Tallinnas ondki, vaat. Ta ei mõttes ka, et ma ei ole kordagi käinud. Sul on fresh cut, vaata ilusti olemas. Aitäh sulle siin. Ma eile ka käisin, ma mõtlesin, ma ei saa siin täna ikkagi, muidu esimene asi tulen selle pahmakaga, tulen siis esimene asi kohe. Ja tule meile seesse. Aga ei, selles mõttes see oli ka, vaata, minu poolt oli pigem tehtud selle poole pealt, et esiteks ma olen alati tahtnud mingit äri teha, mis on nagu siis, vahet ei ole, mis ükskõik service business, mis iganes, kas ükskõik mis on. Et praegu selle juhul sai valitud service business on. Et ja see on nagu üks unistustest ja teiseks nagu, et lihtsalt kui näiteks minu mingi asi peaks, ma ei tea, sotsmeedias või kus iganes YouTube'is maha vaibuma, nagu siin ongi need lasertekid räägivad, numbrid lähevad alla, siis ongi see täpselt vahet. Kui oletame, et homme ongi kõigil täiesti lappes, vaata. Ja ongi algoritm süüdi, vaata, tee mis tahad, lihtsalt ei jõua videod, mitte kellegi nii. Et siis kui see moment tekib, siis et mul on nagu mingi asi, mingi päris asi, mis hoiab mind elus. Ja mille peale toetada. Ja sealt saab alati veel edasi minna. Ja pluss ma olengi nagu hästi rohkem nagu creative mind, et ma alati genereerin midagi, et tahaks seda teha, toda teha, et ma alati midagi loon. Ja ongi juuksuri pool lihtsalt sellepärast, et Kelly oli juuksur ja tema unistus oli ka salong tehaks, nagu lõpuks nagu ongi kind of paned asjad kokku ja sealt saad nagu heitada mingisuguse äri. Nagu... Koos täitsite üksteise unistuse. Jah, võib ka nii öelda, et selles mõttes, et see on nagu tore ja teeb asja ju palju lihtsamaks ka. Palju see juuksuri businessi startimine siis maksab? Tegime ära ja siis mul tekkis küll küsimus, et kuidas meil neid juuksureid ja barbershop'e nii palju on või salonge. Ikkagi kallis lõbu? Täitsa lõpp. Okei, muidugi vaata, üldiselt mingid salongid, suuremad on juba, need on, kes rohkem established on, need saavadki lubada mingid suuremaid asju, väljaminekuid. Aga üldiselt on ikkagi pigem nagu väiksemad kohad, et seal on nagu, seal sa saad hakkama nagu mingisugune väiksema summaga. Me muidugi võtsime ette päris suurelt, et meil on äkki 60 ruutuse tööpind, kus on 6 tooli, siis veel barbershop otsa, kus on ka veel 3 tooli, mis iganes garaažis meil seal on 20 ruutu, 25. Ja et see on 9 kohta, 12 töötajat, 13 töötajat, ja et sa võtad ikka päris suurelt ette, et ilmselgelt on väljaminekud nagu suured, et seal on midagi teha. Aga oli nagu mingi süke kulutus ka, mis sul nii-öelda, mida ei osanud nagu ette oodata kuidagi või? Et nüüd tagasi vaatad, et oh shit, et seda ei osanud nagu planeerides nähagi kuidagi. Ei justkui enam-vähem kujutad ette küll, et enne kui sa ikkagi äri teed, sa kind of lööd ikkagi mingid numbrid kokku, lihtsalt võib-olla mingid asjad maksavad palju, mingid mööbli asjad ja mingid siuksed, need teemad, ja otse loomulikult tahad mingid lepinguid teha, siin advokaadikulud on kõige kallimad lõpuks, aga ma ei tea, ma ei ütleks midagi nagu nii üllatavat oli, et pigem, mis võib-olla nagu äri tegemisel tegelikult see ei ole üldse erinev sellest, ma ei tea,
mis justkui me teeme, et see on, ma ei tea, sa ehitad mingit brändi, samamoodi kõik asjad, seal ka samamoodi promo, kõik mingisugune väärtus, mida sa pakud, kõik peab sees olema, et see on sama nagu juuksuri äriga on täpselt sama, et praktiliselt identne, mis ma olen ehitanud viimased 10 aastat, aga lihtsalt ainuke vahe on selles, et rohkem, ma ei tea, paberimajandust, bürokraatiat ja mingit sükest poolt, et tegelikult nagu justkui ta ei erine üldse sellest, mis ma olen teinud. Ja vastutus on suurem, vastutus on palju suurem. Muidu sa oled üksi, kind of, teised korra, kellega sa teed projekte, peasid nad raha saaks, aga muidu nüüd on see, et sa vastutad, et kui, ma ei tea, klient ei ole, siis on sest ta ajab ilma vaata rahast, et see on see case. Kas teil on mingi nagu turundustiim ja mingid sotsmeedia managerid ka või kõik toimetavad ise ja teevad, et see pigem on töölised need juuksurid ja barberid? Pigem alguses ju haipisime ise, siis ma suht kohe ütlesin ka, et meil mõned seal on nagu niimoodi, et neil isegi ei ole vaja promo teha, nagu nii kogu aeg täis, et omad kliendid, kõik see, mõned tulid niimoodi täitsa nullist, siis mõtlesingi, et avai, et suht kõikidele ütlesin, et tehke nagu lihtsalt content'i, filmiga ükskõik, kas before, after, pilt, video, mingi transition, tahate midagi teha, rääkige, peaasi, et midagigi teete, vahet ei ole. Lõpuks on see, et kui sa teed, pannakse tähele, vaadatakse, see mulle sobib, tavai, okei, see tegi niimoodi, ma võtan ja proovin, lähen tema juurde, et samamoodi Kelly ka tegelikult ehitas niimoodi, et lihtsalt tuugalt pani, vaata, kogu aeg postitusi asju, Insta suugas ja sealt nagu ta ehitas klientuuri ja enne kui üldse tal mingid need Eesti laulud ja mingid asjad nagu olid, Aga Kellyga vastutusalad on väga konkreetselt paigas või ikka suht taklite ka äkki probleeme või kuidas see pool üldse on? No pigem on ju, tema teab mingisugused nende konkreetseid asju, mis on täpselt vaja, ma tegelen, ma ei tea, rohkem selle finantspoole ja arveldustega ja on ju promo ja kõik see, et ühesõnaga tegeleme täpselt sellega, esiteks, milles me teame rohkem, milles me head oleme, milles me rohkem teame, ja see ongi, et siis kuidagi niimoodi sattunud, et teeme nii, okei, mul seda vaja, okei, davai, et siis nagu see, ja see juba, kui sa teed, kui sul on äripartner, ükskõik, kus sa oled ja kui sul on selline äripartner, kellel on kohe algusest peale nagu jaotatud need asjad, siis ongi hea lihtne teha. See mingi ühise businessi omamine ei tunne, et kuidagi suhtele vahele tuleks, et teisega sinna. Just, ma arvan tore, ma arvan kõik, kes on teinud business, sõltub muidugi sellest, kuidas äril ka läheb, et kui äri täitsa perse kukub, siis on ikka pahandus, siis kindlasti see mõjutab ja ma tean väga paljusid, keda on mõjutanud, aga pigem ma arvan ongi lihtsalt, see on nagu see on reaalselt, ma arvan number 1 see, et kui sul on kõik asjad ära jaotatud, iga vend vastutab oma asja eest, et see juba väldib nii palju asju ja siis juba nagu ongi raske nagu mingi raskem, et see asi failiks, et kui kõik teevad oma asja, siis on nagu hästi. Meediast käis mingi poleemika läbi, et mingid teie tuttavad infukad või siis tuttavamad näod, keda kutsusite vaata salongi ja siis esimesele lõikusele, siis et nad pidid maksma vaata. Et oli mingi case, eks ole? Lõpuks ka semi planted beef, Et plantisid selle? No nagu justkui jah, et tegelikult seal nagu lõpuks kedagi nad lihtsalt ise ju kind of et nagu nende poolt planted? Nad nagu lihtsalt jäppisid vaata nagu naljaga ja lõpuks ongi, et tegelikult nagu meid isennast kedagi ei kottinud see asi, aga siis lambist nagu väiti üles. Et võib-olla ongi vaata suurema ringi küsimus, et kas influencerid ootavad, et liiga palju tasuta asju ka, eks ole? Kindlasti ma arvan. Muidugi ootavad. 10%. Aga minu arust see on nagu ülihuvitav, sest mina alati inimesena olen pigem nii toiminud, et kui ma mingi enda homie või keegi, keda ma tean nime nägupidi vähemalt, üritab mingit enda businessit anda, ma nii palju kui vähegi võimalik maksad selle täistasu ära, võib-olla isegi väike boonus on ju juurde, mitte et nagu joogule me oleme sõbrad on ju, et teed tasuta või mingi poole hinnaga. Et mulle pigem just meeldib toetada, ma ei tea, mis teie see space of mind või mindset. Ja ma väga nõus sellega, kui sa ikkagi sõpra ja ikkagi sa ju hoiad omasid, sa hoiad ju sõpru ja sa toetad oma sõpru ja kui see ongi see, et sa kasutad tema mingisugust
midagi, mida ta pakub sulle, siis ikka ei maksad selle eest. Aga et selles mõttes, et listi kui ikka tahab küsida ka vahel. Aga ka sellega... No vaata, list ja mingisugune... Teenuse pakkumine on veidi see ja see on natuke erinev. Kui ma teeks ise, lõikaks juukseid ja ma ei tea, seal lepin midagi kokku, ma võiks, kui ma näiteks alustaks, ma teeks terve aasta tasutana. Teeks terve aasta tasuta, et lihtsalt ma oleks mingi, okei, davai, teeme tasuta, aga ma teen, ma ei tea, shout-out'i või ma teen mingit videoasust, et ma teeks kogu aeg tasuta. Lihtsalt, nüüd on nagu see, et ma alati olen see, et et mul barber või juuksur teeb, et ma ei saa nagu taltsed ära võtta. Kui on mingi koostöö, päriselt koostöö, me lepime kokku, nii on, siis ma olen okei, teeme, aga mina maksan siis juuksurile ära, siis nagu oma osa vähemalt, et tema ei ütle enda palgast nagu ära. Et selles mõttes, aga muidu jah, nagu selle tuttavate sõprade toetusega nagu see, et just ongi, et tihti peale öeldakse, ma arvan, kõik te olete tulnud ka seda, et kui sa midagi teed või alustad millegiga, siis saad aru kohe, et kes on sõbrad, kes on päriselt sõber, kes on olemas, vaata. Ja nagu eriti siukse asjaga, vaata, et ma ei tea, saadad mussi, keegi paneb, close sõber paneb, share ib edasi, sa paned video üles, ma panen video, keegi share ib, saadad midagi nagu toetatakse, ja nagu selle äriga on veel rohkem nagu see küsimus, et sa näed ära, okei, kus see nagu toetus tuleb, ja kes on nõus toetama, et mõned tüübid ongi, ma nagu üllatusin, ma olen wow, et okei, davai, selge, et see, et ta ei käi ja siis toob mingeid vabandusi ja siis on see, et nagu ma mingi, bro, et ma ei tea, üks pakkus nüüd nii kallis on, bro, et meil on 39, Tallinna average on suht sama, ta käib 30-ga kuskil lõikamas mingi 9 euro pärast nagu, selles mõttes vaidled muga siin, mitte vaidle, aga nagu ühesõnaga püüad nagu õigustada, ja lõpuks ongi sõber, vaata, mis sa teed, vaata, ja nagu ma saan aru selle, et inimestele omad juuksurid ja see on ikkagi nagu siuke relationship, kui tekib, siis on nii, et ei saa ja siis on nagu arusaadav, aga lihtsalt, kas korraks, mingi juuksud kasvad fucking tagasi, tule näita lihtsalt, et sa oled olemas, et sellega ka ikka päris palju nagu avardab silmi, et okei, nüüd on selge, sain. Ja see kehtib, ma arvan, iga muu asjaga ka, sinu mussiga, ma ei tea, podcastiga, mis iganes, et ikkagi ja tihti peal ongi, et kõige suurem toetus tuleb alati võõrastelt, mingi see suva vend kuskil Järvajaani, see on mingi näpud püsti, vaata, juhu, Jaagup Tuisk, vaata, aga su close sõber on mingi tegelikult salaja nagu mingi, mis cringe see veel, seal on see kes, vaata. Ja kokkuvõttes siis... Elu on selline, ei ole midagi teha. Elu on selline. Ja kumb siis keerulisem on? Juuksuri business või YouTube'i business? Olene, mis vaatevinklist vaadatana. Et ma arvan, juuksuri businessiga ka võiks tegelikult iga üks enam-vähem ära teha ja proovida ja möllata. Ja kui on mingi hea süsteem paigas, siis tegelikult see on natuke nagu foolproof imine. Et lihtsalt sotsmeediast sõltub nii palju isiksusest, seal ei ole mitte midagi teha. Kui sa oled, kui sul ei ole midagi rääkida, kui sa ei ole ja sa ei oska mingeid asju teha relatable'iks, siis inimesed ei vaata sind, ongi nii. Et ma ütleks, et tegelikult YouTube on ikkagi raskem või üldse sotsmeedia pool on raskem, et üldse eristuda ja teha midagi. Et selles mõttes ma arvan ongi, et kui sa tõmbaksid käima, küll sa õpid protsessi käigus, näiteks teed salongi valmis, õpid protsessi käigus, peaasi, et on head juuksurid ja küll läheb käima ja peaasi, et nagu promode teed möllad, et see on nagu natuke lollikindlam, aga tõesti see nagu sotsmeedia pool on nagu siuke, sul peab midagi olema. See ongi iseloomu isiksust peab olema. Need, kes on mingi randomid, nad võivad teha, aga need on näha ka kohe, et nad ei jõua kuskile, vaata. Nii huvitav vastus, ma ei oodanud seda. Ma alguses mõtlesin, et sul tuleb nii ruttu nagu see vastupidine vastus. See on ju, tegelikult on ju nagu äri, see on ju business, jah. Võta kus mingi raamat lahti, kõik käib täpselt samamoodi, mitte midagi pole nagu otseselt ajastuga muutunud, lihtsalt võib-olla marketing muutub mingites perioodides, aga tegelikult on ju põhi on ju sama, lihtsalt sotsmeedias keegi ei õpeta, sa pead ise aru saama, mis nagu toimib, et iga inimese jaoks on see erinev, et see ei ole nüüd minu jaoks see toimis,
aga kellegi teise jaoks äkki ei toimi, et seal ei ole seda, vaata. Neid skriptis ei ole, playbooki. Just. Oota, aga Andrei, ühesõnaga, kas barbershop on praegu siis nagu piisavalt self-sustainable, et saad rahulikult nüüd siis Riigikogu valimistele keskenduda? Sest reaalselt, kui su nimi lüüa Google'isse, Wikipedia ütleb, et vist kandideerid või? Pidid minema, jah? Öeldakse? Päris tõsiselt, jah. Kuva tuleb ka ilusti ekraanile selles mõttes. Okei. No Riigikogu, ma ei tea, ma tegin nalja nagu ikka, et kui seal see oli siis Karel võidab EFTA, et siis ma lähen Riigikokku ja siis vend võitiski. Ja siis ma olen millest mingi, okei, davai, panen üles. Järgmine hommik ärkan üles. Mingi viis parteid vähemalt oli mulle kirjutanud. Päris tõsiselt, ei, nagu top vennad kõik nagu. Tule räägime läbi, vaata. Istusid maha kellegagi ka või? Ei pannud silma sagama? Istusin maha küll, jah. Istusin igasuguseid pakkumisi oli seal ja... Mida nad pakuvad sulle? Raha või feimi või... Raha ei saa pakkuda, see on juba mingisugune äraostmine. See mul on äraostmine. On küll, jah. Aga selles mõttes, eks nad ikka pakud, tule meile, teeme seda ja saad Riigikokku ja blä. Lõpuks ma arvan, et ma ei tea, ega ma ei ole veel nagu 100% veel välja mõelnud, kui nagu lambist nagu see oli nali, aga tegelikult kui natuke mõelda tõsisemalt, siis see on suht reaalne asi ja kui ma päriselt teeks, siis no samamoodi nagu Isto vaata põhimõtteliselt, nagu et tal oli see YouTube'i ja selle maailma fame ja baas nii-öelda fängrupp on olemas, selle baaselt nagu läks. Et kui promode teed, siis tegelikult ikkagi jõuaks inimesteni ja selles ma ei kahtlekski. Riigikogu on täpselt nagu Eesti Laul. Käivad lihtsalt kas raha pärast või mingi muu pärast, muu asja, mingite boonuste pärast. Ehk siis meil on väga paljus neid, keda tegelikult see asi nagu ausalt öeldes ei koti, vaata. Et kui ma läheks, ma tahaks ikkagi olla seal nagu 100%, ma olen mingi, okei, davai. Et mida me päriselt saame teha, nagu mitte see, et mingi lähen lihtsalt vaatama, visake mulle 4 tonni või mis iganes nad saavad, ja visake mulle kuradi tasku ja võtan natuke kütusekulu ka ja korras. Et ja siis saan selle diplomaadi passiga ringi reisida ka, jumala äge. Et selles neid on palju, aga ma räägin, kui ma läheksin, siis ma peaks olema nagu full on 100% sees, muidu ma ei viitsiks teha, vaata. Sama nagu, ma ei tea, YouTube'i oma projektidega, salongiga, sa pead 100% sees olema, et siis ongi, et kui Riigikokku minna, sa pead nagu ikkagi nagu seal, mida me päriselt muudame, mida me teeme, Lihtsalt ma ei tea, kas ma nagu veel olen seal maal, vaatana. Saad aru? Et ma ei tea, kas ma olen seal maal, vist kui... sul on veel aega. Aega on küll. 10 aastat veel, eks ole, 40, siis juba tõenäoliselt... võib-olla võetakse natuke rohkem tõsisemalt ka, aga... Siis saab presidendiks ka just juba või? Presidendiks on vaja kõrgharidust, nii et sellega mul perses juba. Aga selles mõttes, et jah, et ma ei tea, kas ma olen veel päris sealmaal, et nagu reaalselt olen... sa pead ikkagi nagu full on 4 aastat, tegelikult kui sa ikkagi poliitikas lähed, sa ilmselt sa peamiselt tegeledki sellega. Sa jäädki ikka päris lõpuni välja ikkagi nagu poliitikuks, sa pead seal sees olema, eks siis see nagu, ma ei tea, kas see on see commitment, mis ma praegu tahan võtta, võib-olla pärast on ilmselt natuke veel safe-im, praegu on see, et tahaks mingid muid asju veel teha, muidu on see, et sa istud sinna ära ja sa oled nagu, okei, mu elu ongi see, et ma veel, aga ma ei ole veel 100% nagu ära öelnud kellegile, et selles igasuguseid tooke on olnud, aga pigem on nagu küsimus selle mõtte suunas või mõtlemise poole pealt, et kas ma olen veel valmis ise nagu full commit'ima. See on nagu relationship põhimõtteliselt. Ja need inimesed, kes sind valivad ja kes sind sinna saadavad, usaldavad, nad annavad sulle oma usalduse, et sa ju mõjutad ja otsustad nende elu eest. Ja see ongi literal ja see ongi Eesti Laul lihtsalt poliitikutele. Et kes tahab midagi näidata, see lõpuks, ma ei tea, ajab mingi koini kokku, jäpib mingi ilusa loo kokku ja saabki sinna. Et kui sa juba lähed nagu tee kuradi normaalselt ja seepärast ma loodangi, et nagu nüüd, mis nagunii jällegi see on iga kord nii, et sellest ikkagi saavad need inimesed, kes nagu Eesti Laululgi, need, kes tahavad midagi lihtsalt oma kasu pärast. Aga ma vähemalt loodan, et kui keegi selle kandideerimise asja ette võtab, see ei ole lihtsalt selle pärast,
et sinna saada. Et ma saan reklaamis olla kuskil, ma saan kuskil tänava peal pildis olla, näe ema, vaata, mina olen siin, kandideerid kuskile, vaid actually proovin rahva eest võidelda, proovin mingit asja paremaks teha, et võiks nagu rohkem sellise mentaliteediga olla inimesi. Ja need, kes ei ole, tegelikult need ammustad läbi ka. Ei muidugi kaugele ei paista. See on nagu lihtsalt niisama seal. Ja. Et ma arvan, jah, see on hea sükka kokkuvõte selle nagu Riigikogu osas, et Riigikogu nagu Eesti laul. Nii on. Ja mis siis ülejäänud suveplaanid on? Ma tahaks Jaa, fest. Pärast Coachellat pole enam koini. Kõik on tolmu täis siiani. Koini läks päris palju, aga palju läks Coachellal? Kindlasti rahvast tahab teada tegelikult. No ma ei tea, mingi per-inimene. Kirjutage kommentaari, et see palju läks. Palju ma läks. Ma panen like'i sellele. Aga see... No mingi 10 kilo per nägu või? Ma ei saa öelda. Miks see mingi... Ei, no tegelikult selles mõttes, et kui sa ikkagi... Saate eelarveid sa ei räägi, aga see on ju mingi personaalne... No minu jaoks oli seda natuke totrus, vaata, et just kui experience, aga tegelikult nagu sükst koini alla panna nagu totrus on ju. Et see on mulle endal piinlik nagu mõelda sellele, välja öelda seda, see on lihtsalt puhtalt minu enda case on ju. Sa tahad küsi kellilt, aga see on see pool, et selle rahaga on nii palju muid asju teha aga ma saan aru, vahepeal tuleb nautida, vahepeal tuleb experience ida, aga pärast Coachellat ma olin see, et ma olin seal jõhkralt rahvast oli see ebareaalne, see on nagu uskumata. Aga see oli vist esimest korda nii retsilt, nagu Bieberchella pärast, sest et nii palju, kui ma neid Ameerika YouTubereid olen kuulanud, kes käivad iga aasta, ütlesid, et see oli nagu see aasta oligi rõve ja vastik ja ülemüüdud. Nagu crazy, seal oli see, et nagu nii palju inimesi ja see tiksud seal ees ja Kelly oli ka täiesti sama sõge fänn nagu Sydney. Eile just minu arust ütles, Andrei karjub mul teisest toast. Album tuleb. No vist see ka, kes karjus, et Andrei, mis juhtus, mõtlesin, et midagi nagu paradakki saate. Mingi, saad sa aru, et nagu Bieber Feverist ei saa mitte kunagi üle. Siis ma lihtsalt vaatan niimoodi. Ei oska reageerida, aga enne. Ma mingi, mida sa just ütlesid mulle? Aga kas teil ei ole, kas sa ei ole nagu küsinud ta käest kunagi, et kas sa armastad rohkem mind või Justin Bieberit? Ta on minu arust, seal ring vaataski ütles, et Bieber on ta elu armastus. Me lugesime sinu vist Instagramis sellist postitust, et ma kirjutasin üles koos joonistusega. Nägin oma elu armastust. Sul oli siuke postituse? Sa ei näinud. Ja süda oli ka juures, ma just tahtsin küsida, vaata Andrei istub su kõrvaks. Kas sa Andreiga kohtusid seal festivalil või kelle kohtusid? See on siuke kuulsuse crush nii öelda, vaata. Et seda ei saa nii tõsiselt ka võtta. Ei, on. See käibki niist. Minu elukaaslane küsis ja ma pidin ikkagi mõtlema. Et see ei tulnud nagu kohe. Ja siis istud seal ja mõtled natuke, et okei. Ei no nii, lõpuks plussid miinused ja. Lõpuks see nii hull ei ole ka see nagu, ikkagi nagu, ma ei tea, celebrity crush. Muidugi. Ei, Justin Bieber ei ole, kui sul on Bieber Fever, nagu Kellil on, see ei ole celebrity crush. See on ikkagi su esimene armastus ja tema on su südames alati ja igavesti. Jutuga, vaata. Aga ei, ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, et pärast Coachellat, sest ma olen nagu seal, ma tiksun, siis ma olen mingi perse küll, ma ei viitsi mitte kuskil enam niimoodi olla, vaata. Et vaata, see jälle sõltub inimtüübist. Mõndadele meeldib, seal rahvases olla, kontserti nautida, ma ei tea, ma olen pigem harjunud alati esinema, vaata. Mulle meeldib nagu pigem lava peal olla või siis lihtsalt oma asjadega tegeleda või sõpradega chillida, mis iganes, et ja siis ma olen see, et mulle ei sobi see lava ees olemine, ma ei oska olla, vaata. Ehk siis nüüd ongi see, et nagu ma seda pärast Coachella ma olen seal, ma ei oska nagu, ei oska olla. Mida ma teen siin? Ma lihtsalt ei oska midagi teha siin, vaata. Ja see ongi, et... Sa pead õpetama. Kuidas? Ei no muidugi ta oli ka, tantsi nüüd, Bieber on. Aga ühesõnaga siis ma olingi, et ma ei viitsi vist mingitel, et kui on mingid kontserdid, asjad, festivalid, siis ma pigem, kas siis kui ma lähen siin, ma püüan ennast kuidagi kuskile mingi lauda sokutada või kuskile päkki, kus ma võin lihtsalt olla rahulikult juttu rääkida ja korraks nautida. Et selles mõttes, mulle meeldib pigem niiviisi kontserti käia, ehk siis ma
ma ei tea, võib-olla mõnele festivalil lähen, aga pigem jah, pluss on nagu keeruline käia on ka nagu, et ma ei tea, lihtsalt kui sa Eestis mingeid asju teed on ja inimesed ära tunavad, siis on nagu justkui nagu oled ka nagu muuseumi eksponaat, noh. Või nagu loomaaias oled, kõik togivad ja siis vaatavad, nagu sa ei saa olla, vaata, nagu sa oled mingid igat mu liigutust jälgitakse, ma olen nagu, mis iganes kuskil spotlightis on, mida, see ei ole see, et mingi, ma olen nii kõva vend, lihtsalt, nii on, vaata, et kind of ma püüan nagu natuke eemal hoida sellest nüüd viimasel ajal vähemalt, et taha väga palju, liiga palju ringi käia, et jah, aga seega midagi, püüan, nüüd on nagu see aeg, kus nagu võiks kuskil reisile minna ja päriselt korraks nagu välismaal ka puhata ja ma ei tea, päevitada, kas Türki minna, pole Türgi sammu käinud. See mulle meeldib. All inclusive ikka siis on ju? All inclusive ikka siis on ju? Ei, no meil on... Ultra exclusive. Nendes ma ei käi, nagu ma ütlesin, meil on tegelikult suvekodud seal, et siis mul mamps läks bensile ka ja siis nüüd läkski sinna ära, vaata. Et tõsõnaga, see on nagu, lihtsalt oma nagu asi, on ju. Aga muidu jah, selles mõttes, ma ei tea, eelmine aasta käisime Albaanias, on ju, või meil reisisaade, siis ma jäin Albaanias, siis Kelly tuli ka ja siis meeldib nagu riiki avastas, aga võib-olla vaataks mingisuguse samamoodi, mingisuguse ägeda riigikes ja korraks oleks seal ka. Et pigem tahaks seal nagu veits reisida, no. Aga Eesti festaritest olete minemas kuskile? Mina lähen Beach Grindile. Pärnus midagi korraldatakse vahel, siis ikkagi peab minema. Beach Grind vana, ja. Aga seal Beach Grind, jah. Beach. Grind. Pärnu Beach. No mina olen lõpetana. Kaasik on igal festivali kohal, olen nüüd. Ta on kõikidel aftekatel ka kohal. Aftekatel on ta kindlasti. Aftekad on üliäged. Ta on aftekal ka veel kohal. Jaa, aga minust festivali osas reaalselt, sul ongi Beach Grind ja on Island Sound. Islandil ma ei ole kunagi käinud. See on full on ainete pidu, nii palju kui ma kuulnud olen. Ja Beach Grind, kus ma reaalselt nüüdseks ma julgen väita, ma olen välja kasvanud. Aga Beach Grindi perioodil Pärnus olla, see on goated move. See on tõesti, seal on nagu mõnus, no. Üldse suvel Pärnus olla on väga mõnus. Või mis te siis ütleks üldse laia ringi kõigile, et mis on nagu top fester, kuhu peaks minema kindlalt ja miks? Mul on, ma arvan, minu lemmikfester on Island Sound, aga nüüd, kui sa tegid süükse sissejuhat Island Soundi, siis... Vend on narkomaan. Te kuulsite ta siit, Jaakob Tuisk on narkomaan. See on täielik mingi fake news. Alatu lai. See on täielik fake news, see on alatu lai. Müü maha see fester mulle siis. Ei no, Island Sound, ma ei tea, seal ongi grindil minu arust on just see, et sul mingi 18-aastased nagu... tõmblevad seal ringi ja on nagu esimest korda enam-vähem siis nagu panevad seal festaril nagu mälli vaata ja nagu ei, grind on nagu tore ja Pärnu on tore, aga lihtsalt minu jaoks see Island Sound, ma ei tea, kogu see vibe nagu see Saaremaa vibe ja kogu see mereäärne nagu küte ja mulle miskipärast meeldib Island Sound kõige rohkem. Ja seal ei jooda ja laamendata nii palju ja kõik on kuidagi, kõik on nagu palju chillivad. Kõik on pilves seal, vaata. Ma ei tea tegelikult selles, ma ei ole ka Islandil käinud, aga lihtsalt ma arvan, see vahe on selles, et see on natuke võib-olla küpsem. Et keskmine vanus ongi 25. Et see on küpsem üritus. See on küpsem kindlalt, jah. Aga ma vist ise ka ei... Nagu sa käinud ei ole, siis on raske ju öelda. Ma ei viitsiks just minna ka, sest üks asi, millest mina ei saa aru ja see võib-olla tuleneb minu just, kui ma olen nagu muusikaprodutsent ja see, et lihtsalt ma ei ole nagu kõige suurem sellise põksu hausi... No tõsi, kuigi see on see, mis ma arvasin ka, kui ma läksin esimest korda. Ja oligi, et nagu ma arvasin ka, et mingi ainult hausi põks seal on. Tega mingi techno asika. Ja seal on nagu, ma ei tea, see on mingi siuke list neid nagu DJ-sid, eks ole. Ja no mulle just meeldib väga Afrohouse'i vibes näiteks, eks ole. Ja seda sai seal nagu sitaks ja peale ja siis seal oli ka mingi eelmine aasta ma avastasin mingi, käisime seal alal ringi, see lambist mingi kuradi maa-alune, teate nagu siuke nagu kelder, aga see ühe toaga kuradi kelder, siuke nagu kuradi nagu Mullamäe all on siuke väike mingi tuba ja seal oli üks vend siis DJ kuradi full techno-pidu, aga ühtegi inimest ei olnud, vaid ainult see DJ ja siis full mingi techno-rave kuskil. See vend ei olnud kindlalt aines. See vend ei olnud kindlalt aines. Ei tea. Aga et seal on nagu, saab igast mussi
ja Retrofest on siuke üritus, kus tahaks nagu korra läbi käia, see just oli ära, aga Folgil on keegi käinud, küsin näiteks. ei ei ole ka, aga tegelikult võiks kunagi jõuda. Tegelikult kunagi võiks jõuda. Aga Beach Grandi kaitseks mina ütleks, et ta ei ole siuke nagu mingi vast täisealiseks saanud pidu, kes ei, ma olen käinud, tegelikult ma olen käinud iga aasta lõpuks on see, et kõik lähevad. Ja, no ongi, kõik tuttavad on ikka seal, nagu see on nice, aga on lihtsalt kontingent on küll hoopis teine, nagu Island Soundil on, see on reaalselt mingi ka peredega inimesi, eks ole, enam-vähem. Jõgeva Küüslaugu festival oli kunagi siuke äge üritus. See peaks siiani olema. See on ei ole enam Jõgevalist. Vist ei ole. Või siis Jõgeva suve lõpupidu on ka päris äge. Käisin kunagi Etrianit seal vaatama. Sain kalli ka. Wow. Ma olin mingi 12. Wow. Ma ikka ka kunagi crashisin Etrianit. Ma arvan, kõik oleme crashinud seda. Nüüd ma olen pärnakas, siis kui me räägiks Soome festivalidest, siis Marksom, aga pärnakana peab ikka Beach Grandist alati rääkima ja mis minu arust nagu nemad hästi vahvasti teevad, on see, et hästi palju mingeid uusi artiste tuuakse sisse, et seal ongi, et kuidagi antakse platvormi erinevatele, et seal ongi nagu kõigile, muidugi ei tea, kuidas nendel teistel festaritel on, sest ma olen väga Beach Grandi usku, aga selle raames ma näiteks nägin, et 35 Mafia on Beach Grandil esineja, mis on ju täiesti crazy, et need on just nagu tulnud pilti ja saavad Beach Grandile. Ja selle raames ma tahtsin sinu käest küsida, et kui palju sa hoiad ennast kursis nende uute tulijatega ja uue mussi generatsiooniga? Tead 35 Mafia sõnu peast? Ei, absoluutselt mitte, aga ma arvan, Robin teaks. Ta nagu ta fännab seda või? Ta fännab vist jah. Nagu kogu aeg mingi tuli sisse, pane seda laulu, mingi, mis laulu? No, mis on? Ma ei tea nime isegi. Südames. Ja mis iganes. Et pane see laul peale, mingi okei, davai. Siis naudib selle laulub kaasa. Ta on nagu rohkem see. Ei, ma olen kursis ikka jah, selles mõttes, et ma jälgin ja möllan ja et lihtsalt võib-olla Eesti maastikul nagu kõik käib nagu trendide järgi praegu lihtsalt, et nüüd see tümakas toimib, siis teeme kõik, et mis tegelikult on üldiselt ka mussimaailma siin. Igal pool, jah. Ja, aga siin on kuidagi eriti, vaata, kuna meid on nii vähe, siis kui kõik teevad, siis on täpselt sama asi. Mul on nende noorte, see 35 Mafia, et neil oli nagu see, et neil oli see laul oli Villem Trillemi algusaegade coded type beat. Saad aru, et kui Villu alustas oma asjadega, sest see on sarnane vibe, siis kui Villu tegi nendega kollabis, mõtlesin, kuule, et mul meenutas see sinu algusaega, et ta mingi et sellepärast nagu ma ise haibin ka seda teemat ja et ma nagu tegin nagu seda ala kollabi nendega. Aga ma ei tea, selles mõttes tore, et nagu vähemalt huugab kõik, et lõpuks on see positiivne, et las peaasi, et tehakse midagi ja peaasi, et noortele peale läheb ja see on nagu kõva. Ei hoia mingi chartidel silma peal või TikTokis tuleb, et me ei ole uued ja siin tuleb laul välja, et ei pane nagu, et ei kuula ära või? Ma ei tea, ma nagu, ma selles mõttes ma olen kursis, nüüd mingi uus laul tuleb, ma mingi okei, ma tean, et see laul tuli, võib-olla ma enam nagu niimoodi ka charte ei vaata, et kes justkui topis on või et nagu pigem nagu olen kursis vaata asjadega, aga justkui nagu mingi, et nüüd on see life goal, et vaadata, et kes number 1 või 2 on. No see on muisa businessist välja läinud ka siis võib-olla tõesti. No et ongi, et teised asjad, aga ikka, et kuna ikkagi muusika on südames, ei ole midagi öelda, siis kuulad ikka stuffi ja lihtsalt ma alati kuulan, et kuhu nagu see edasi liigub, kes on trendsetter, kelle järgi snitti võetakse, kõik see, et see on huvitav, et alati ennustad, et kuhu see läheb edasi, et see on nagu tore. Ja lõpetuseks võib-olla, mis sa soovid Eesti rahvale, meie vaatajale? On sul, mis sa Eesti inimesele soovid või soovitad? Eesti rahvale soovin kainit mõistust, et täispeaga rooli istuks, purjus peaga ujuma ei läheks, kui me suvest räägime, aga muidu tegelikult nagu me siin läbi käis ka, et alati tuleb asju, proovige asju, et ärge kartke katsetada, möllata ja
kui midagi välja ei tule, siis vaata kõigepealt iseendale otsa ja siis proovi asju paremaks teha. Ja mitte solvuda. See on ka hea soovitus. Ärge solvuge. On meil cancel culture on liiga heviks läinud? Elu on nii palju lihtsam, kui esiteks mulle meeldib sõna pohhuism, et kui sul on pohhui asjadest ja arvamustest ja mis iganes keegi ütles, see on life is polegi vaja mingid Islandil aineid teha. Ma teen liiga sellele Island soundile, ma võtan sõnad tagasi. See oli fucking nali. Aga et ühesõnaga, et sul ei ole vaja mitte midagi, et kui sul nagu kui sa saavutad selle pohhismi taseme, siis kus on nagu reaalselt suva. Elu on nii palju lihtsam. Võibolla seda ka otsida, et mitte lihtsalt keerida sellest, mida teised arvavad. See on palju lihtsam elada nii. Sikke hea raamat oli, mis ma lugesin, Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ja see läks väga hea raamat, soovitan. Ja täpselt sama pointiga, pohhuism põhimõtteliselt. Kas see nüüd give no fucks? Ei, seda on ikka päris keeruline teha, see ei ole nii lihtne, et nüüd mõtlen, et nagu nüüd on vaata pohhui kõigest või teiste arvamust, seda mul on ikka ilgelt raske implementeerida. Seda sa saad teha või praktiseerida just ka ainult siis, kui sa oled actually midagi teed. Et kogu tegelikult see, et kus mingil määral sa jõuad sinna faasi, siis sa pead läbi elama selle ka, et kõik ründavad sind ja räägivad ja mölisevad ja ütlevad midagi, et sa pead selle nagu läbi elama just ka. Et sa saad aru, kui mõttetus on. Ja võibolla tuleb lapsepõlvest ka, et ongi, kogu aeg meil lapsepõlves olid mingid faidid ja möliseti ja mõnitati ja kiusati, kõik tegid kõigile midagi, et selles mõttes ongi, et sealt tuleb ka see, et suva vahet ei ole, mis ta tegi, vahet ei ole, ma teen oma asja ja mul oli vähemalt lihtsam see nagu edasi kanda, edasi võtta see nagu kui ma nüüd 30 olen, et see on lihtsam ja pluss see ka, et sa oled kogu aeg tähelepanu all, siis see ka natuke leevendab, et okei, vahet ei ole, ma teen oma asja ja ongi kõik, et see on aidanud. Aga niisama see ei tule kindlasti. Ei, ma arvan, et ega sa võid olla ka selles mõttes, sa ei pea olema kuskil tähelepanu keskpunktis või avaliku elu tegelane, eks ole, et seda nagu teiste arvamusest liiga palju nagu kottida, eks ole, või sellest nagu hoolida. Et sellega ma olen alati olnud people's pleaser natukene, seega kui ma mingi 16 läksingi Superstaari, see oli ikka päris keeruline, või ma olengi pidanud seda järjest nagu õppima, eks ole, et kuidas hoida oma fuckid kõik endale, eks ole, ja siis väga hoolsalt valima, et kellel sa neid välja jagad, eks ole. Kelle arvamust sa olid. Kunstiliselt öeldud. On, Wow. Aga davai, ma arvan, et sellel noodil me võimegi selle episoodi siin kokku võtta. Thank you, härra Sevakin, et tulid meile stuudiosse. Aitäh kutsumast. Näed, premeerime sind Beliefiga, senior. Palun. Part 2 läbi. Kui sa jõudsid teise episoodi, esimese episoodi ja teise episoodi, mõlemad kõik ära vaadata, me paneme sulle teele ühe pika pai ja sooja käbistuse. Ja ilusti öeldud, kindlasti vaadake meid ka Spotify's ja meie sotsiaalmeedias, kus me toodame päris normilt contenti. Ja kuna me näeme nii palju vaeva, siis pange ka see väike süda ja subscribe. Päriselt ka see tähendab meeletult palju. Ja suur aitäh ka Foorusele ja siis vaatame, kelle järgmisena Foorus meie saatesse sõidutab. Ja selleks, et me jaksaks nende külalistega siin pikalt jutustada, on meil energiat vaja ja meie energiataset hoiab kõrgel Belief. Just nii, aitäh meie partnerile Coolbetile, et te meid toetate. Aitäh ka Fotopoint Trendile nende tuskete kaamerate eest ja et me saame kvaliteetselt seda produktsiooni siin teha. Aga suvi ei ole veel läbi, suvi on veel pikk ees, meil on siin koos veel aega vaja veeta. Oh yeah. Jätame teiega praegu hüvasti, aga me kohtume juba varsti. Ja andke siin all märku palun, keda te tahaksite veel suvehooajas näha, on ju? Ja siis näeme järgmises episoodis, mis seal ikka? Nii ongi. Teeme out. Ciao.